põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, saame seekord öelda keskmiselt rõõmsama häälega, miks sellepärast, et teisipäeva õhtul Eesti võitis mäletusväärses maavõistlusmängus Küpros 4-2 eladu, et läks see siis nii, et Evangelus Andreu viis 1-0 Küpros ette, oma värava lõi Hector Küprianu 1-1, 48. Andrionikus Kataullis 2-1 lõi Küpros ette, siis Sappinen pani 9 minutiga kübaratriki ja Eesti võitis 4-2. Käes on siis neljapäev, ehk siin üks päev jäi seedimiseks vahele, ehk kõik asjad, mis mängus toimus, on meelest läinud, aga kuna oli koondise mäng ja siis koondise mängu ikkagi norm on see, et võtame need asjad siis hinnetega rotku. Tervist mehed, alustame siis sealt. Tere. Eesti mängis Andorrad siin hiljuti ühte mängu, kus rääkisime, et selline jube isutu algus oli ja jube sellised vaevalised tuli ja et sellist kirgi ei olnud. Ja Moldova vastu läksime küll juhtima ja peale seda see mängu ette, Moldova vastu ka tegelikult, eks ole, seal alguses Moldova lõi latti ja kuidagi Eesti tasapikku ärkasid, kas natuke me oleme väikeste vastu kuidagi liigi ettevaatlikud või mis toimub, sest et olgem ausad, lõpuks küll 4-2 võita, mängust ütleme 2/3 oli ikka täiesti Küpros oma, Eestil oli ikka väga suuri muresid, et üleüldse midagi teha. Alustame sellega, et tuleb nagu suures plaanis nõustuda, et siuke esimesed 70 minutit pigem oligi ikkagi tegelikult ju Küprose mäng ja see viigivärav, mis tuli, tegelikult selles mõttes oli ta, kui meil standardid on nagu olnud siuksed, ütleks isegi nagu murekohad ei ole nagu hästi välja tulnud, siis selles mõttes Palumetsalt oli väga hea nurgalöök ja selles mõttes sealt see nüüd oma värav nagu tuli, et aga ega meil ülemäära palju võimalusi tegelikult ju selle esimese 7 minuti jooksul tegelikult ei olnudki rohkem. Ega enne väravat ei olnud jah, et see 75. minutini oli pigem see mäng täiesti Küprose kontrolli all, jah. Mis siis veel, teeme selle pulli osa ära, et nagu Tailgi ütles, et nagu Kuressaare Harju mäng, ainult et seal Kuressaare fännid teevad vahest laule ka, et seal on üldse laulevad. See kahju, et see Sokkanet oli kohal, et mitte, et see on suur absurd, see tegelikult selle kirjutamata jäänud lugu, mida meile Lurend oodanud suvigi on see, et miks see mäng Küpros inimesi üldse kottinud, reaalselt sul on Küpros paljudes kodus mängi, ma saan aru, Küpros on suur klubi jalgpallimaa, seal on panevad Pafos ja Larnat, eks ole, panevad omavahel, siis on staadionid murdu täis, 1000 inimesed, koondis on väiksemas ja tõesti, sul on koondise sõprusmäng ja siis selline asi, jumal küll, mis asi see oli, naljakas oli. Ma kuulsin esimest korda mehi... Nagu koroonaaegne mäng, kus nagu publikud staadionile ei lastud. Ja. Esimest korda kuulsin, kuidas mehed hümni laulavad. Jaa, kui sa jumala hästi oli kosta nagu. Jumast häbi oled, teades enda häält ja jumast häbi oled, saad ERR-is kui Eesti kuuleb, kes teid olas, oi sa vaata, kõik vaata, oh my god, vaata ema punastaks kodus, vaata, õude. Mehed laulsid, see on tore ju. Laulsid. See näitab, et meie A Le Coq on väga hästi ehitatud, et kaamerad näitavad sinna tribüüne poole, kus rahvas on ja vipid on. Aga võtame selle mängu siis, ma arvan, et kui võtame hinnetega rotku, siis me saame kõik tähtsa ära räägitud, mis siis lõpuks jäi palli valdamine 52-48 Eestile, pealelöögid 13-10 Eestile, nurgalöögid 6-5 Eestile, söödud, palli valdamine oli juba siis loodud ka, et söödud 436-376, et see oli siis see raamistik, aga me ütleme, et kõik, mis Eesti tegi head, juhtus ikkagi teise poole lõpus, et siin algkoosis võib vist nahutada küll, aga väravas Karl Jakobein, ehk alustame võib-olla sealt, et Berkira Valner seekord võimalust selle satnus ei saanud, kas loogiline, sest et vajab Hein mänguaega, sest ta kodus ei saa või siis pigem oleks ikkagi oodanud, et kas või vahetusest Valner või Berk saab. Mitte on Valner, siis Berk on rohkem selline fannimees, ma arvan. Ma arvan, see oli igatpidi nagu loogiline, et ma ei tea, meeldib see mitte, kas võib ju reaalselt olla Heina viimane mäng enne märtsikuus koondisakent, et kui asjad nagu väga nagu see kõlab nagu pahasti, aga see tegelikult mõnes mõttes on ju asjade reaalne seis, et seal Werderis selles mõttes ju visuaalselt vähemalt on nagu suhteliselt selgeks tehtud, et Pakkaus on esinumber ja see nii kuni tema on terve ja ma ei tea, põhimõtteliselt 3-4 mängu järjest nagu mingit jama ei tee, siis nagu tema mängib ja et selles mõttes ma arvan,
Hein sellepärast mängis, kellel on praktikat vaja ja nii ongi, et Berk ja Valner nagunii lähevad nüüd teenitud talvepuhkusele, et üks mäng ees ja taga, ma mõjutaks neil midagi. Kõik lähevad sinna Tenerifele. Ja väravahi vahetus on väga harva esinev juhtus, et isegi nendel sõpruskohtumistel. On küll. Heina puhul, mis me siis öelda saame, esimene vastaslöök oli täied risti. Et sees me seal polnud midagi teha. Vasakuga lihtsalt enam täpsemalt ei saaks. Et Heina teise vära puhul vist ei saa mitte midagi öelda. Keerutad jah, tagumise posti kõrvale ja hüppas küll, aga vana hea see, et mitu tükki oli sees, Hein tegi. Ma arvan Heinale siin mingi indeks. Üks mulle veel esimesel poolel löödi kaugelt peale, kus hakkas tekkima väike rikošett, õnneks ta ei jõudnud ära hüpata, et sai kätte ilusti rahulikult. Jalarmänd on ju, ütleks, et Odu Saarten oli rabeda poolsem, et seda üüber Heinadest pikad pallid otse pea peale, rinna peale, et seda on vähem, et kui kuskilt lugeda seda välja, et võib-olla mängupraktikat on puudu siis ainult sellest, et jah. No samas oli väga palju ka seda ju lihtsalt tagant alustamist ka, et seda neid pool pikkasid sinna, ma ei tea, keskjoone juurde, sellised teeti väga palju ei olnudki, must varasemalt on Eesti koondised rohkem seda praktiseerinud, aga tuleb veel üks asi meelde, oli üks tagant üles ehitus või ütleme ühest äärest tuli läbi Heina ja oli vaja tõugjale üle viia või tõugjas oli liiga kõrgele, tal ei olnudki nagu lüüa vasakuga, lihtsalt söötsime auti, aga seal oli pigem, et tal ei pakutudki abi, et ka selline natukene ebakõla oli seal kaitseliinis võib-olla nende vahetustega seoses. No jah, pan 4 ära, et selles mõttes polnud kumade vära puhul midagi teha, kõik oma tegi ära ja mitte midagi norida ei saa, et ei olnud siin värahi mäng ka. Mängisime siis kuulsat 1-5-4-1 ehk siis taaskord 5 liiniga. Tegelikult võib-olla üldse alustame sealt ära, et mida me ootame sõprusmängudest. Mina ütlen sõprusmängud, keegi ütleb maavõistluse, et see võib-olla, mis sõna sa tasutad, näitab ka võib-olla, mis veeldused on minu jaoks need sõprusmängud. Mul oleks Eesti kaotanud, minu meeleolud üsna sarnane olnud. Mina tahtsin näha tõudjat, mina tahtsin Vetkelit näha, tahtsin Paalbergi rohkem näha. Said. Ja ma selliseid asju sain, et tahtsin seda 5 liini nüüd näha veel korralikumalt, eks ole, väikse riigi vastu, et kuidas see välja näeb 90 minuti vältel ja sain näha, mis juhtub siis, kui panna äärtele 5 liini äärtele päris ründavad mehed ja nägin seda, kuidas Aleksmeti Stamm mängis ääre peal on ju selles parempoolse tõusa poolraitsjana, et mina sain tõike, eks ole, ja see mees on ainult võit, eks ole, mitte miski muu ei loe. ka sõprusmängus said ju seda, eks ole, et seda kogemust on ka vaja meestel, ma arvan, see ei jookse kindlasti mööda külge maha. Jah, et selles mõttes sai kõike head, mida me tahtsime, aga parem kaitse, õigemini siis oli kuulus Michael Jönnin Larsen, mis ta siis sinna saldosse jäi apse, jäi ja üks kollane, selline, kui ta vastase maha võttis vastasele ka kollas, et sellega jäi tasa. Väravasööt oli. Väravasööt, jah. Aga me ütleme, see mängu algus oli selline, oli päris suures rollis sai olla, et päris selline, kuna Eestis sai rohkem palliga olla, siis ta päris palju sai tõusta, oli selles mõttes silma paistev, aga see on tahetised tunded jäävad, jah, väravsööt, et see on siis Tal oli veel seal, Paalbergile tuli ka, mis natukene läks Paalbergilt eest ära, et seal oli neid sööte ja mul jääb ainult väike selline mõru maitse nende käe viibutamiste peale, et mängi edasi ja et sa tuled, teed vea ära, sa tead ju, et sa tegid vea tegelikult, ükskõik kui väike või mitte, ära viibuta, ära hakka seal vaidlema või ja siis ta otsiski seda kontakti äärekohtunikuga, kui temale tehti viga, et mängi edasi lihtsalt. No ma arvan, et selles mõttes, kui võtame Häverli ajal mängisime ka 3 keskkaitsega ja meil olid need alati üks äärel tõusam, teine tunduvalt kaitsvam, et nüüd, ütleme, kui rääkida nendest tõusutest äärekaitsetest, siis ma arvan, tegelikult Larsen on meil üldse kõige parem mees sellele positsiooni, kus meil üldse nagu võtta on, et kui me seda nii-öelda formatsiooni mängida tahame edaspidi ja nüüd Larsen välismaale saab ja siis jumala eest saaks ta ainult seal mängida, et kokkuvõttes Eesti koondisele on ta tegelikult väga, väga vajalik mängija. Praat oli palju, seda küll, ebatalasid praatid, kuidas iganes me nimetame, et seda oli keskmisest rohkem, et sellised palle, mis lipsas üle küljejoone, et selline, et üks põhjus, ma arvan, seal põhjuseid oli palju, miks see mäng, ütleme, tund aega oli üsna kehv, ma arvan, üks osa oli ka sellest, et lihtsamad rünnaku all, et need ikkagi
sumbusid juba eos, vaat kui ilus laps. Aga ütlen, tema puhul on ka see, et tegelikult ta ju eelistab üldse mängida teisel äärel, et nüüd see, et ta seal paremal, ta mängib ainult ju koondises klubis igapäeval vasakult ja kui ma talle ka siin koondise kogunemisel rääkisin, et ütles ka, et tegelikult seal need Šoti klubid, kes on talle nii-öelda siis pakkumise teinud, et seal on ka nii emba-kumba, et on see vasakkaitse koht või siis see tõusva vasakkaitse koht, et selles mõttes see on nüüd wingbackile panid uue nime, tõuseb vasakkaitse. No, selles mõttes me kuidagi siin, ma ei tea, oleme mingil määral aeg-ajalt siin seda wingbacki koht kasutanud, aga seda tõuseb äärekaitse. Me teame, wingback selle sõna, me peame ikkagi eestistama. Äärik on Railus. Oli Sortereti innetus ja Äärik, neil on esimest korda. Ei olnud. Oli Äärik ja ma vaatasin, ei ole üldse halb sõna. Ei ole halb sõna. Palun mitte. See on nagu sõel mängud. Mulle sõel ka ei meeldi. Ja täpselt, mida me sõelume? No ei ole ju, et sõelume, me mängime. Sõelmängud on halb sõna, aga uuesti me... Rehamängud. Rehamängud, jah. Mis jääb siia vahele? Mis meile näppude vahele jääb? Ei ole ju. Sa mängid võidu peale. Uuesti. Ma loed seda enne see aegset jalgpalli ajakirjandus oli ainult offside ja siis on välja mõeldud sõna suluseis, mis ei tähenda mitte midagi. See on täiesti... Ei, no sa tõmbad ühe sulu teised. See on täiesti suvaliselt välja mõeldud sõna ja vaata ilus eestikeelne sõna. Kuna sa ajaliselt võis tulla tahaks 100 aastat tagasi, ma arvan, et ilus sõna välja mõeldud, et ärme teeme ikka ilusad eestikeelsed asjad ka. Äärik Larsen. Ei, ma ei kirjuta alla. Igatahes Michael Äärik Larsenile. Mis me paneme, et väravset oli pildis, kaitses megaprohmataid oli nagu vähem. Aga rünnaku suunal oli väga palju selliseid ebatõlasid. See oli tegelikult võib-olla, kui võtta kokku, kas see oli vahetustest tingitud, et seda ebakõla oligi nagu võib-olla natuke liiga palju seekord, et ilma naljata nüüd, jah. Mis ma ühe asja veel? Päris selline robustne roll on tal, et sul üles-alla sõeluda, see värav söödu sai ka niimoodi, et vastase väljaku nurgalipu juures võitis palli sealt 9 minutit. Ja uuesti 87. minutil vend tegi pressi vastase nurgalipu juures sai palli, eks ole. Et see mõttes, et see tundub, lihtsalt ma mitte midagi teadmata, tundub, et see Füska poolest küll üks Eesti koondise praeguse hetki üks paremaid. Et seda 9 minutit sellel positsioonil panna. See käis kuskil läbi, et ta on päris kiire ka veel lisaks kõigele. Võib-olla ei paista nii hästi silma, aga jah, et töötab küll. See, kui ma sama intervjuus temaga tegin, siis ütles ka, et tegelikult see vastupidavus ja võime seal 90 minutit üles-alla joosta, et tegelikult see tema enda silmis on ka tema üks trumpa ja see, mis nagu lisaks nendele driblingutele, mis välisklubidele siis nagu silma ei tema puhul. Igatahes paneme 4 miinusega. Miinusega, jah. Jah, lihtsalt, et seda söödupraati ja kõik, et ärme unusta ära. Ja käevehkimist. Kui selle võtame kaotame ära, saaks 4+. Et ärme unusta ära, et 60 minutit ei mängid oli päris kehv. 75 ma oleks isegi. Märten Ruusk mängis 80 minutit, aga sinna sisse üks ülisuur prohmatas, kus tuli ka esimene värav, et täitsa pall oli siis Eesti alustas oma väravalt välja mängis, Kuusk tahtis lükata sinna Vettelile. Vettel natuke nagu, ma ütleks, ma 90% ütleks Kuusesüü ja 10% Vettelis, sest Vettel korras näitas. Käed oli nagu kõrval, et anna ja siis pööras ära. Aga ma ütlen, sööti on alati süüdi vist. Alati vist on süüdi. No see oli jah, nagu see käis ka Markus Jürgensoni ju suust läbi, et see oli lubamatu. Selline sööt keskväljale põhimõtteliselt võiks öelda adressaadita, kuigi jah, see võib-olla see silmside korra oli, aga nüüd oligi see ebakõla, mis käis teil nagu see koostöö mängijate vahel oli seekord natukene jah, kuidagi häiritud, et lubamatu sööt tõesti, lubamatu. Ja ei olnud muidu liialt hea, et ei, ma arvan, et... Ka seal teisel väraval vaata, kui teisel väraval ta pidi tegema seal otsuse muidugi, Tõugis ei jõudnud hästi tagasi, Peetson jooksis teisest äärest, et otseselt ei olnud küll tema süü, aga seal kahe vahel nad vaata pidid laveerima, et seal oleks võinud natukene rahulikumalt kõik oma positsioonidele jõuda, sest olid nagu üks-ühele olid teelt ju mängijad kaetud, aga siis hakatigi kuidagi, keegi ei teinud need samme õigele kohale, et seal oli ka teel natukene asja osaline, kuigi tema ei olnud see palli kaotus loomulikult süüdi. Kas oleks manageeritud paremini? Et tegelikult ju vaadates meie seda 3 keskkaitseliinist teelt tema alles pidanud olema see nii-öelda liider ja tema on suuremates kogemustega ja ainult selles välisklubi mängija, kes selles 3 nagu oli, et aga tegelikult kokkuvõttes oli, ütleme, võib-olla tema selle aasta kõige kehvemise koondise mäng võis olla, nagu, et kui ta siin kevadel ja suvel ja siis ta oli ikkagi ju, Baskotsik koos väga hästi oli seal keskel, et siis, ma ütleks jah, võib-olla tõesti tema kõige kehvem koondismäng selle aastal, jah.
4 –, ei vist 4 –, 2 ma tahtsin. 2 on 4 –. No 2 on võib-olla natuke liiga karm. Uuesti, kui see poleks tema väljaku ajal, kuni tema oli platsile seis 2-2 ja kui Sappi peaks kübarat teinud, siis me oleks see 2 siis seda küll, ja kui me võtame selle 3 väravat välja ja siis... Aga Kuusk oli kehv mängida, ma ütlen, et ei olnud nii, et Peetson ja Tõudres mängisid üle. Et võib-olla olid paremad, aga ei mängid nagu üle. Et see mõttes Kuuse koht koondise kaitseliinis on ikka rindel. Et minnes siis isand Peetsoni juurde, Peetson tegi ka selliseid prohmateid, millest oleks võinud tulla selliseid Kuuse asju, et oli ka see jalade mänd, ma ei tea miks, jalade mänd oli kodusel kaitseliinil, või ütleme Kuusel Peetson ikka väga ebarindel. Aga mis läheb Artiva poolele, on ikkagi see, et kaude saab vist ikkagi väravasöödu kirja, et tema lükkas peada palli vastu, osavalt. Sapi põrkest või sisse. Sapi rinna peale, et oli ilusasti välja joonistatud. Kas sina olid ka minu meelest kunagi oli, kas Soome olid postipõrkest? Seda naerdud, midagi sarnast oli. Mõtlesin selle peale, et Sapi lihtsalt ise ka irvitas. See oli elu kergeim värav, mis sai tulla üldse. Peetson, ma ütlen, ei teinud tänud vead mängu selles mõttes, et Vaat nüüd ongi see teine värav, mis mulle jäi silma, et seal oli selline ülerabelemine Peetsoni poolt, et seal oli vaja, see oli nagu keeruline situatsioon, pall oli keskel, see oleks olnud Kuusemäng ja Peetson tormas liiga keskele kohe katma ja seal oligi, et oleks jäänud sinna natukene, oleks pidanud laveerima nagu seda asja aeglustama, et kõik jõuaksid parematele positsioonidele, tuli liiga palju keskele, kohe avas liiga nagu selline, see oli ju näha, et seal ei olegi kuhu mujale põhimõtteliselt sööta enam ja see oli juba liiga, nii ründajale kerge lahendus, ütleme nii, et seal oleks saanud selle värava kas ära hoida, seda ma ei ütle, aga oleks võib-olla saanud natukene paremini tegutseda, et selline rahulikus, et tuleme, tõmbame kokku, mängid vastasega hoopis, teed natuke võib-olla kehapetteid, paned seda söötma või kuhugi mingit asju tegema, et seal oli kuidagi natuke rapsimine, aga muidugi see juhtus juba kiiresti, palli kaotus, kiirelt pidi reageerima, et otseselt ju ei saa süüdistada, aga jah, võib-olla oleks saanud paremini. Ma arvan, Andres võttis väga hästi kokku, ma oskab midagi tarka lisada. Pane siis hinne. Selles mõttes ma arvan, suures plaanis ta ikkagi, kui me siin panime 6-2, ma arvan, tal võib äkki 3- panna. Siis paneme väravsööt, 3+. 3+, Ei see mõttes ta ikkagi väravsööt, poleks ta oma pead sinna vahele pand. Siis võib-olla ei oleks Sapile see rinna veel lennanud. No kindlasti poleks lennanud. Selles mõttes mõne, mitte ametlikult debutant, aga selles mõttes selle Henni ajastu altkoossisu debutant Erko Jonne Tõudjas kuulus Flora mängija sel aastal siis sellise kerge läbimurde teinud ja Tõudi pool on, selles Tõudjas tegi seda, mida ta Eesti liigis ikka teeb, et paar korda seal ta nagu justkui väga ilusasti blokeeris lööki ja ära silma paistab. See on täpselt need olukord, kus see Mets võib olla, et seal, õige sammu teinud ja see sööduliini ära vahelt võtnud, et ta oli ta mingites olukorras jääb nagu hiljaks, aga ta füüsiliselt nii võimetus, et isegi kui ta teeb pläki, siis ta tatsam ette, hüppab ette. Pikad jalad ja päästavad ära. Et ta päästab isegi, kui ta teeb väikese sellise, ei ole nüüd ideaalsem see lahendus, mis enne teed. Siis oma selle füskia ta teeb nagu, need asjad nagu klapib ära, et jalane mänd mingid, tal on hea pehme vasart jalg, ta on selles mõttes, et vaese mehe Karol Mets jalade mängus. Mingeid olukordi oli, aga samas oli ka neid olukordi, kus ta nagu oli tunda, et oli nagu esimest korda mängis koondise jalgkoosses, et oli sellised, Sinjavskiga mingit ilusat koostööd ühel lainele loodetult ei olnud, minust isegi Hein ei leidnud teda vahepeal üles, sest minust Tõudjas, ma arvan, et Tõudjas võib-olla tõus liiga kõrgele. Seal oligi jah, et ta läks nagu liiga kõrgele ära, oli võimatu peaaegu mängida, et sa pead siis tulema nagu nii vastu, siis sa oled juba seljaga väljaku poole, et võib-olla, aga ei saa öelda, mis see taktika täpselt oli või mis see alt üles ehituse nagu ülesanne oli, võib-olla oligi, et sina lähed mööda äärt üles, võib-olla pikkusega, aga teelt oli vaja olla allpool ja päästa nagu Heina ja nii edasi, vaat siin ei saa nagu hästi kaasa rääkida. Mulle ka meeldis selline rahulikkus on tal olemas, aga kui see sama värava moment, mis ma ennem lahtisin, ta nagu võttis selle, nagu mängis, gamblis natukene sellega, et minu vennale ei tule, et ma oleks tahtnud nagu näha sellist natuke siit, ma ei tea, täiega tagasi jooksmist, pingutamist, sest kui see sööt oleks tulnud tema mängijale, ei räägiks me Peetsoni asjast või räägiks hoopis tema asjast, aga tal nagu natukene vedas, et valiti teine mängija. Et see oli nagu
minu silmis oleks tahtnud paremat nagu recovery run'i nii-öelda, tagasi jooksu, tagasi tööd, nagu natuke see väikse tempo, aga ta, võib-olla see ei ole temalik, vaata see, et nüüd teen mingid ülikiired paar sammu, selline tulen, võtan õige positsiooni, enesekindlus on Flora meistritiikliga laes, minu mängijale ei mängitudki et sellise mõnus rahulik oli küll, aga jah, võib-olla jälle uus mängija ja ei tea kõike pisidetaile seal satsis. Ja 10 sekundit sai Eesti rahvas arvata, et ta lõi ka värav. Enne kui vaadati, ei olnud tema, et oli oma värav. Selles mõttes ma arvan, et ta ikkagi oli piisavalt head, kui on seal näiteks tema või Tammik on seal olnud see, et kes seal 5. keskkaitseks võetaks, ma arvan selle mängu, kui ta ikkagi ma eeldan pigem Henni silmis ikkagi tõstis oma aktsiaid, et mitte ei langetanud, et ta... No mina ütleks, et sina ütled nagu äärik, mina ütleks Tammik, et mina olen valida, kas on Joonas Tamm või Tõudjas, arvestades meie pikemaid eesmärke, 2028 EM, arvestades, kus need mehed praegu on, mis seisus, kuidas nad tulevad, ma arvan, et Tõudjas ma ei välista, et ta tõusis sinna Peetsoni kõrvale taha nii-öelda 5. numbriks meil. Kotsi, Mets, Kuusk ja siis on, eks ole, meil 3 üsna võrdsed mehed, Peetson, Tamm. See positsioon pole üldse võõras ka, et kas oled nüüd keskkaitse või isegi äärekaitse, ta on ju olnud äärekaitse ka, et sobib sinna nii-öelda sellesse profiili, sobib. Tema puhul on ka see, et ta on nagu suur, mis tänapäeva jalgpallis nagu on nagu ikkagi nurgalöökidest saame, oligi mingi nurgalöögi järgne olukord, ei jooksnud tagasi, jäi ilusti sinna, tegi isegi liikumise, mis mulle väga meeldis, et ei olnud lihtsalt niisama seal kastis, et peaga mängija mulle meeldib. Pigem jah, mõtleks võtaks ka nagu suuremalt olete kui positiivselt hindaks tema esitust. Ja siiski, nagu öeldud, debutant ei tulnud midagi tema pealt, et mis on hea mäng tema noore poisi, ta on noor, 22 suhteline, et Eesti mõistes juba noor. Paskotšiga sama, 2003. Jah, me Paskotšit võtame juba nagu sükest nagu kogenud vanad mängijat, täpselt. No aga jah, et tipp-topp, et paneme, no ta samas, et sa oled, on 2 aastat noorem kui Larsen, et Larsen umbes selles vanuses mängis Kuressaares, et see mõttes me vahest peame ütlema, et alati arvestame see, et mängijate karjäärikiverad on erinevad, et see vanus on nii ja naa, et mis me panime? 4- äkki, jah? 4-, mida me öelda tahan, et juba oled kuulanud hinnanguid, et Eesti koondise valik Tartnale või üldse aastale, siis hästi palju on seda juttu, et justkui see oleks mingi mega hea asi, et meil on hästi palju noori. No see noorus ju ei tähenda mitte midagi iseenesest. See, et meil on 17-aastane mängib rünnakul, see on iseenesest tore, aga see tähendab, et meil pole normaalseid täiskasvanuid ja see 17-aastane, see ei pruudi mitte midagi tähendada. Ma arvan, kui me oleks 3 aastat, 4 aastat tagasi istunud siin, ma oleks olnud mine perse, meil on Sappinen, kindlasti suur liiga, Sappinen, Sorga. Meil on selline ründe tuua, vaata, üks mees on töötu, teine Floras. Ja see mõttes, et see, ja pingilt on siis Jürgens tulemas. See, et noorus, et keegi saab noored peale või on lootustandev, et see ei tähenda veel seda, et sealt tuleb. Et me kui me hakkame mõtlema, et Vettel, see mõttes mõtleme, kas see Vettel tuli häberle ajal, me olime kindlad, et see mees on nüüd Hollandi kõrgliigas ja Eesti koondise liider, nüüd on üle pika aja sai mängida. Et ma seda noorust, kui seda, et seda ma nii-öelda mina nii üle ei tähtsustaks, et mõni mees on 19-aastaselt see mängija, kes ta on 28, et hakkab pilte tegema ja Insta-pilte tegema ja karjäär hoopis langeb alla. Norra koondis ju kõige vanem väljaku mängija on 29. Et selles mõttes ka väga-väga noor koondis, et seal põhimehed, paljud mehed on ka seal 22, 23, 24, et Lassi Sivnevski sai mängida 61 minutit, mis tähendab, et tema minutite ajal Eesti koondis, kui tema läks ära, oli 1-2 taga, miks Eesti koondis oli 1-2 taga, ta andis ikkagi päris kehva söödu, kui lõi väravad, mis ta Andrionikos tullis lõpuks lõi värava. See ikkagi algas sellest Sivnevski üsna kehvast valesöödust, natuke selline Kuusk Volgats case ei olnud. Võib-olla see oli see mäng, et kui mõtled, mida tegi silmapaistvat Larsen versus Sivnevski, siis Sivnevski on vist kuidagi jah, see mäng. Mäng algas kohe, minust ma nüüd minutid ei mäleta, minust kohe algas sellega, et Sivnevski mingi kaotas palli vasakul äärel, vastased sai mingi esimese pealöögi, et ta minust kaotas sealt palli, vastasid üks-ühel ei suutnud ette võtta, et see rõik, et kaitse-raitsed seda, see osa, mis siin ettepoole peaks olema, oli minust pigem kehvema poolne, aga fikseerime selle ka ära, et isegi kui ta seal keerutas seal vasakul äärel, siis ei olnud seda
noh, seda, et tõmban parema jala peale, panen kasti, seda ei olnud kellelegi sinna rasti ka panna, siis ta pidigi nagu vahepeal seda palli nagu üle hoidma või tagasi andma, et ta on nagu kahe otsa käsi. Ja ma arvan, me jõuame veel sinna, et jah, meil on kastis nagu vähe mängijaid aeg-ajalt, et nagu polegi kuhugi panna, et seal oli mingi moment, mul tuleb meelde teisel poolel, kus kasti, no see oligi tsenderduse võimalus, lõpuks pall tuli sinna, Paalberg oli põhimõtteliselt ainuke vend ja teised kõik vaatasid, et seal on mul küll nagu väga palju küsimusi, et miks teatud mängijad, et ütleme, Sapi teeb see väga hästi, kaob nagu sinna pimeda nurga alla taha, mis iganes seal kaitse selja taha, et peidab ennast ära ja siis läheb, Paalberg teeb seda väga, väga hästi, aga nüüd on, kes need toetavad mängijad olid, siis Saarma oli sealt, kes oleks pidanud sisse tulema, Shane, kes oleks pidanud sisse tulema, kellegi ma unustan ära, sest seal oli 4 mängijat kastis, kellest 3 vaatasid lihtsalt pealt ja ainult Paalberg tegi selle jooksu, et seal ongi nüüd need kokkulepped ära, liikumised, risti liikumised, et kuidas ma vabastan, ja ma olen juba kastis, et endast kõik olenev, et siis ongi see, et kellele Sinjavski paneb need pallid, aga ma olen nõus, et Sinjavski seekord ei näidanud seda, mida me talt alati tahame ja kuidagi eriti kukkus see mäng nagu sellest rütmist välja, nagu oli üks mängija meeskonnas kuidagi täiesti, jah, kuidagi ei olnud jah, aga terve Eesti koondis ei olnud, ütleme esimesed 60 minti see, mida me tahaksime nagu näha, et see lõppresultat on, see on muidugi positiivne, jah. No ütleme jah, ei tea ka, kui palju see nagu mõjutas, et oligi, et Tõuges oli see vasakpoolne keskkaitse, et teinedes jaoks uued mehed jälle, et kui palju nagu see nagu mõjutas. Aga samas jah, tuleb nagu, ütleme, kuidagi Sinjavski osas meil on alati need ootused nagu hästi suured ja siis me jälle tõdeme, et ikkagi tegelikult ta nagu need ootustele nagu ei vastanud. Aga kas ta võttis äärest nii-öelda ette, et kui sul on seal ees, sul oli Shane oli seal ees, kui Shane liiguks kuhugi ära, kas sa võtad mööda äärt, et seda ei näinud, et võtaks ja teeks mingit kombinatsiooni, mängid keskele, ise lähed, mängis jah keskele, aga sellest tuli 2-1, et see on ka täiesti, nagu me Kuuse poolt ütlesime, see on lubamatu pass, lubamatu sööt, et kellele see oli, et tugev sööt täiesti keskele, et jah. Selles mõttes, kui võrrelda ka see äärintes Larseniga, et siis Larsen on kuidagi, ma ei tea, agressiivsem või süksem kuidagi see nagu... oli puudu täiesti. Et jah, seda nagu Sinjavski tihti peale nagu loid tundub ta seal kuidagi see ääre peal teinekord, et tea, see on süke, ma ei tea, ütlen, pean numbri ütlema või? Aga sellise vea nagu, et sa mängid sellise palli keskele, sa peaksid noorte klassis olema ära teinud, et sa tead, et rohkem ma sinna ei mängi, selle eest saab karistada. Ja võtta ütles ka Jürgenson ju ülekandes ka mitu korda, et Sinjavski nagu, ütleme, tihtipeale mõtleb nagu ikkagi siuke ründeväär on, et seal taga on keegi, kes nagu lapib, aga samas, kui sa oledki see nii-öelda, ütleme see wingback või äärik või et siis nagu sa ei saa teha neid asju nagu, et ei no saad, aga mine ja võta ette ja mine läbi sealt äärest. Mõtlen just kaitse poole pealt, et see nagu... Aga ta ei teinud, et ongi, et ei olnud üks, ei olnud teine ja täpselt sealt äärest tuldi läbi ka. Et see oligi, et pigem sealt poolt tuli Küpros valejalgne see äär, kes väravagi lõi, ma ei mäleta nime. Jah. Aga mõtle, kui me panime Kusel 2, ma arvan, Sinjavski on ka 2 väärt. Ja, et siin võib-olla kui noorikud saavad siin natuke noorikud saavad võib-olla siin rohkem andeks kui kogenumad mehed, et see on ta sõprusmängu puhul sõpriku puhul keri peab. Kui nad täna tulevad. Paneb üks alad kirja pärast, et saadab sinna... Parempoolne, mina ütlen selle kohta 5-4-1, kes tahab, ütleb selle kohta 3-4-3, kes tahab, ütleb 5-2-3, et valige ise, mina ütlen 5-4-1, siis mulle meeldib formatsioone võtta sellest, kuidas kaitses ollakse. Robbie Saarma paremal alustas, õpetas vasakpoolse wingbackina, et sai igal pool olla ja sai lõpuks 8 minutit. Võttis ka kollas, et või seal ikkagi Ristal peaaegu vigaseks peksti. Me veel jõuame, siis ta ikka läks kehtestama Raitsma meeskonna raaslast, mis oli õige. Saarma puhul, ma ei tea, et seal huvitav asi on see, või ma ei tea, huvitav mitte, et Saarma puhul me oleme rääkinud siin, et tema standardid läheb hirmsasti vaja, siis meil tuleb välja, et üks mees annab veel paremaid nurgalöötje, et Saarma... ma ütlen, ma arvan, seda plaati mina jäängi peale panema, et see
nii-öelda 5-4-1 nende 4 äärmist poolkaitset, kes peavad sinna äärikut aitama ja siis nad peavad olema ründele appi tulema. See on robustselt keeruline roll, see on taktikaliselt keeruline, see on füüsiliselt keeruline, see vajab nii paljut, et ta on mega hästi justkui mängus ei olnud. Ehk aga no ma ütleme, Norra mängu kohta ütlesime sama tema puhul, et ka ei olnud nagu hästi mängus sees, et see oli ka, ma ei tea, kas ütlesid, mida palju neid pallipuutud oli, mingi loetud ainult, et siis ütleme pikas plaanis, kui me jääme selle 5. kaitseliini juurde, et ja Saarma jätkab seal Tšehhis äärekaitsel mängimist, et miks mitte tema võiks olla see teine, siis see kellele ta selle koha ära võtab nüüd rahulikult? No ma arvan, veega seda rahult ära võtab, aga ma arvan, kui mulle tundub, et Sonny Klaars on ikkagi selles vallas nagu hetkel nagu meil nagu parim valik, et kui Sinjavskil neid eksimusi nagu tuleb, siis miks kas talle ka meeldis vasakul rohkem? Tundus korra, et kui ta pandi vasakule, nagu talle tundus meeldivat seal rohkem või? Seal oli see männ muidugi läks Eesti kätte, et seal siis oli see wingbackil oli päris palju ruumi, eks ole. Aga põnev oli näha, et teda seal täitsa kaalutakse, et lõpuks, eks ole, me jõuame Jatovlevi, nii et põnev on näha, et seal kaalutakse, et ei ole, meil nüüd olid siin varem oli wingback oli a la Peetson või Kuust, nüüd meil on Paskotsi, meil nüüd on see wingback on sellises olukorras võib olla ta, eks ole, Saarma või Jakovlev. Aga ma ütlen Saarma puhul midagi mega liialt positiivset, muidugi mul personaalselt meelde jäänud, et te võite nagu parandada. Mõttes ka jah, selle nii-öelda kui selle Ääriku juurde tagasi tuleme. Oina, hakkab tulema. Me taotame nii palju kuulajad tänu sellele. Me ei tohi sa vaata, ma kuulen sõna, ma pean kinni vaata podcasti sekundi pealt, et ärme rohtu seda Ääriku ütle. Okei, ütleme wingbackina, siis ma arvan, tal on ka tegelikult seda töövõimet tegelikult nagu on, et ta jaksaks selle üles alla nagu joosta, et see oleks kindlasti ka tema üks plusse sellel positsioonil. Aga ma ütlen, muidu jääda nagu võib-olla tõesti oligi seal vasakule kolides, ta oligi rohkem pildis, aga samas oli ka see... see 2 värava algas Kristel jääs sinna jooma, aga kui see poomjooksu sai, siis oli, eks ole, et Saarma ei olnud seda, mis ühe teise wingbackina mänginud mehe puhul, et seda ei olnud see stoppi, vaid kiiresti poomjooksu. Et see on kiire tegutsemine. Mulle jäigi see, mis ma ennem hakkasin rääkima, see kastis ründamine või tsoonide ründamine, kes läheb ette, kes taha, kes keskele. Siis oligi, et kui ta oli seal, siis ta lihtsalt oli. Et sul on vaja ka nagu ennast salgav jooks teha, võib-olla avada kellelegi teisele ruumi, et aga ma ei tea, vaata kokkuleppeid, et siin on raske rääkida, aga selline ise, et kuule, ma näen seda, et seal ees postis on nagu see vaba ruum, et ja järsku siis Paalberg tuleb sinna taha, aga võt see jäi mulle silma, et aga siin on raske sellest taktikalises osas kaasa rääkida, aga võib-olla sul enda sees võiks olla see, et ma tahan väravat lüüa, ma olen juba värava ees, mine ja küsi see pall sinna, sa näed, et seal on vaba, ära oota, mine ja siis on sul selja taga nii nagu Petkal Palumets on kasti peal ja ma ei tea, Shane ka veel kastis, et just see ennast salgav rünnakule minek või kastis, me oleme juba nii kõrgel, et mine ja taha lüüa väravat, et ei ole ju vaja ainult nii-öelda sööte anda ja mine löö ise ka ära. Näiteks Teituriga oli reegel, et vastasäär võis täiesti minna ette postina, et sa teed selle liikumise. See on sama, et Saarma Shane, eks ole, et seda palligi mängus natuke on mõlemad peidus ja ise kui siin jõutakse, see on ratsuurt pure, ise kui see pall jõutakse, oletame see sama Sinjevski neid on seal äärel, on ju, hakkab konsultaks, tal on see parem jalg, et anda sinna, siis see nagu need Saarma ja Rein ei ole neil ei ole minust seda veres, seda et ma, jah. Ei olegi jah, täpselt, et sa oled väravale orienteeritud tegelikult peaks olema. Et ei ole nii, et ma lihtsalt hoian palli hoidmise pärast, et ma ikka mingi eesmärk on värav lüüa. Aga see on ka ilmselt võib-olla mingi põhjus, miks ta see Tšehhis on kaitsesse pandud, et ega sa lõpuks vaata, sina mängid kaitses. Sul ei ole seda killer instinkti värav. Seal ilmselt nagu on ju, vaadatakse ka peale ja mingid põhjused, miks need otsused nagu tehakse. Ongi, et sul on hea sööd ja pikk pall, ma ei tea, peal, mis iganes, hea sööd. Hea töövõime joosta ja pannaksegi nagu. Just ma arvan, see on 3. Tubli, tegi tööd möllas, aga ei tulnud hästi välja, liialt hästi välja. Miinusega. Teeme siis Ralvet miinusega. Tevar Palumets, selles mõttes huvitav mäng, et kuidas ma ütlen seda, et mingites sellistes mängudes ootaks, et ta alt hakkab ehitama, teeb asju natuke julgemalt, et kui me mängime Norraga ja meil on vaja natukene seda alt, eks ole, ehitades, et peame palli valdama.
me peame palli valdama, et saad selle minuti hingetõmbepausi, et me jooksed said palli järgi, et siis ma panen sinna kindla peale asju. No sellises mängus kuidagi ootaks sellist nagu natuke sellist lähen ja teen. Samas ütleme Raude, Rats suurepärast nurgalööki, Raude sulgudes võib panna Rats väravasöötu, tõesti oli tead nurgalöögid, selles mõttes, et täpselt sinna 5 rasti joone peale piisalt teravad, et väraht ei jõua välja, enam saab ta paremini, eks ole, Marko Rista paini otse risti alati. Aga selles mõttes tegelikult olid väga head kornerid läbivalt, et kohe selline südalt soendav, et üle pika aja. Kaitsevänd, vot siin minul tekibki küsimus, et kas ta on ka natuke võib-olla selles mõttes ei ole päris see number 6 tüüp, et seal kaitses olles mulle jäi nagu nii paar korda silma, kus sa lased oma mängija ilma üle andmata, lased lihtsalt minna kasti ja sa ei tee selle number 6-liku nagu tagasi tööd, et kuule, ma võtan selle kinni, see kastis kaitsmine, kes need teise laine kinni võtab, sina pead võtma, et seal oli mingi Audi sisseviise, kus ta lasi oma mängija ära ja siis see lõppes, teen meie jaoks kastis, oleks see Küprose, et mängija olukord alati lõpuni. Ja number 6-le ma nagu Soomets on selles mõttes eeskujulik, et ta mängib need olukorrad lõpuni, aga jah, ma oleks ootanud ka temalt ja seal oli nurgalöögi järgne olukord näiteks, ei vaadatud üldse üle õle, et kus mängija on, et ta jooksis lihtsalt minema, Paalberg vaatas, võtab üle teeme, et ma ei tea nüüd, mis see jälle kokkulepe, et kes kuhu peaks minema, aga ma eeldaks, et Paalberg läheb välja ja Palumets jääb ja sa oled number 6, sa peaks olema selle nii-öelda keskvälja süda, kes kontrollib seda, sa vaatadki kogu aeg üle õla, mis toimub, võib-olla ei peagi isegi nii palju jooksma, aga sa organiseerid kõik ära ja ma ütlen see rest defense või nii-öelda tagasi jooks, tagasi töö number 6-le olulised nagu need omadused, ma ei tea, mul tekib küsimus. No selles mõttes ma olen nagu nõus, et mingi hetk mulle tundub ka, et kui ta kaitsefaasis just nagu kuidagi magab mingid olukorrad nagu maha või ongi see, et siis ta üritabki, ma ei tea, kas paagega või mingit asja nagu kuskil nagu päästa või asja, kui tegelikult ta nii-öelda siis, ma ei tea, targema liikumisega või ettemööldud liikumise suudaks tegelikult neid olukordi nagu ennetada. Et ta pigem on selles mõttes me ka oleme kiitnud tema seda nii-öelda palliga mängu kindlust. Platsi nägemist ja kõik, et see on nagu väga hea, aga just see võib-olla sellega on peale nagu nõustama, et see kaitsepool või see kaitse poole mõtlemine või see nagu võiks nagu olla parem. Sa nagu kontrollid, et sa oledki, sa tead, mis ümber toimub, mitte et ma olen fookuses, nagu meil öeldakse ikka, pallivaatleja, et sa sellel positsioonil sa pead väga palju 180, 360, mitte 180, 360 kraadi vaatama ikka igale poole nagu öökullne. Jah. Ja ta ei ole siiski, miks sa ütled, Eesti koondis number 6 on ta Eesti koondis number 10. Ta on Eesti koondis number 6. Särgi järgi küll, särgi järgi. Nüüd vahetati kuulati sind, et number 9 anti Jakovlevile. Ja, Vett oli 24. Jakovlev oli Norra mängus oli ju tribüünil, vaata, ta ei saanud anda. Igatahes Palumets, ja sellised klassikalise Palumetsa asju, kui äärelt oled sendertused, siis pahatihti on ta see mees, kes suudab neid klaarida. Ma arvan, tal on, seekord stats ei ole, ma patruks, et seekord oli ta miskipärast neid standarduse klaarimine, see on ta alati olnud Eesti koondis. Löödi küll ja kuhugi kasti. No, löö siis, löö minema. Aga ma arvan, et selle 2 peaaegu väravasöödu eest tegelikult me peame ikkagi hindama teda positiivselt. Jaa, kindlasti, selles mõttes ongi see, et see ju eilne mäng oli selline, kus oli vaja palliga ka ikkagi üht-teist teha ja selles mõttes, selles poolest ta näitas, et tegelikult ta Eesti koondise mõistes on ikkagi väga, väga hea mängija. Paneme, mis on hea mäng, 4, et oli head halb, aga Rats peaaegu väravasööt on 4. Vetjal, kes siis oli see võimalus näidata, et ta võiks olla, mis ta siis on, pigem eks ole Soometsa koha ära võtta selle mänguga või tõusta kuskil hierarhias, siis edada seal hierarhias, siis tegelikult selle mängur ei suutnud tõusta, et oli sellist ei olnud nagu suurt praati, ei olnud ka suuri õnnestumisi, oli selline läbinisti keskpärane, rahuldav, nähtamatu mäng, mis arvestades võib-olla seal madalal mängimine mängib seal koduklubis ka, et oli tubli, aga võib-olla arvestades mängu käiku ja raotusseisus olekut ja kõike seda, siis võib-olla sellist oleks oodanud rohkem kui tubli. Ja tema puhul on ka seda, et natukene ooti sellised julgemaid lahendusi just, et sealt alt, et kuskilt peab hakkama ju, kuskilt peab see vastase liinid sassi minema, et kuskilt peab hakkama tekkima see, et Küprosel keeri peab liinist välja tulema, vastu tulema asja, et see esimene koht, kus see alge kõik on ikkagi see, et keskväljalt võib-olla siis natukene
ooti mingeid riske. Võib-olla see värav rikkuski ära, et läksin ühe korra ette, siis tuli pall just sinna taha, nüüd järgmised korrad ma enam sealt ära ei lähe, ma kontrollin, et tulen kogu aeg vastu, see jäi silma küll, et nüüd ta küsis pärast seda kogu aeg seal vastu, et kogu aeg oli olemas, aga jah, et võib-olla seda tõusmisi asju, mida me näeme, võib-olla kui Käit oleks seal või Poom oleks seal, võib-olla sellist oli tõesti vähe, aga muidu nagu ja millegi halvaga ka ju silma ei päästnud. Ma mõtlen jah, nii-öelda teelt kokku, et tema jaoks oligi see ju mäng, et kus ta oleks saanud ennast tõesta, et kui me nüüd järgmine kord tuleme, et siis mängib mina, mitte Soomets, et siis pigem ikkagi järgmine kord jätkalt mängib Soomets, et seda ta nagu teda ma arvan, üle küll ei mängida. Sellist avaldust tehtud nagu, jah. 3. Jah. Rotto Robert Shane mängis 61 minutit. Põhimõtteliselt me väikses kohvipausi võtta panna selle eelmise Norra mänguplaadi peale. Isegi seal oktoobri saated või septembri saated või... Ei, ma just mõtlen nüüd, kus ta mängid seda 5-4-1, seda vasatul, seda, et just see täpselt sama jutt, mis Norra vastu. No ei ole, ta minu meelest ei tunne sellel positsioonil end liialt mugavalt, ta kuidagi, on kuidagi kadunud platsilt, et ta keskväljal alumisel mehel, siis sa vähemalt midagi paistab silma ja ründa ja taga, sulle paistab silma, et see, praegu on see koht tegelikult maa ja ilmruumi seal, sul on nagu kogu see plats on, sul on päris suur ala, mida sa katad, sa võid igal pool pildis olla, aga kuidagi vastupidiselt on see sellel positsioonil mängimine mõjunud, et on nagu täitsa veidus. Ja mis nagu Norra vastu on okei, Küprose vastu pigem ei ole okei. Seal jäi see sama, mis ma ennem olin Saarmaga, et temal oli ka see, et kui sa liigud või kui sa jääd nagu vastasele täpselt tema nii-öelda tsooni, nägemistsooni, mine liigu liigu sisse, et õppige sapi pealt, tegelikult ka, kui vahepeal tuleb, mine selja taha ära, et sapi teeb isegi kavala pausi, laseb kaitsele ära minna, ka see on mõnes mõttes ju liikumine, et seisad, vastane läheb ära, sina oled vaba, aga ja Shane seisis ka seal nagu, et mine ja tee see rist kellegiga, kes iganes, mine kaitse selja taha, võta uus positsioon, jah, tal on hea löök, leia need löögikohad, et kuidagi jälle ole väravale rohkem orienteeritud, et sul on eeldused olemas selleks. No tema on jah see mäng, kes tahab tegelikult jah sealt kassi tagant nagu peale lüüa või ta ei ole nagu see, kes jah, nii-öelda läheks selle kasti tsenderduse. Aga sa ei saa, kui sul on mäng ees, aga nüüd sa pead ise selle ruumi tekitama kuidagi, kas siis jah, nagu neid libajookse tegema, väikseid stoppanguid, ongi suunamuutusi, sa pead ju vabanema, aga kui sa oled täpselt kontrollitud, vaatasin veel mõlemalt poolt oli, et sa seisad seal, võib-olla ta tahab mingit seina mängida, aga las see äär võtab ette, mine ja löö selle hoopis värav, et ole natuke rohkem väravale orienteeritud. Meil oleks vaja seda tapja instinkti, ütlen nii. Seemist ühe peale oli sai jälle kaudlöögist, ta neid peale lööt ja neid 30 meetri selliseid selgetelt jalgadelt kehvasi peale lööt ja ta ikka saab kirja, et kui on vaja, paneks Olipetis päris raha peale, siis võib-olla Seini pealelöögi oleks päris kindel raha panna, et ta ikkagi midagi üritab. Üks kord 16 kasti tagant. Jah, aga need selles mõttes nii Küprose vastu kui ka Norra vastu tegelikult need löögid kõik olid võib-olla ebaõnnestunud, et sealt ei tulnud üheski ohtlikuks sekundist ükski, jah. Tema mängu minutite ajal siis, kui ta välja läks Eestile 1-2 tagasid, võib siis 2 panna küll. Tegelikult olime ausad. Martin Chris Palberg sel korral sai siis ka 61 minutit, mis enim silmatas kuidagi ei olnud nagu mingit, ma ei tea, ajastus. Kui ta tugev külg on see ajastus, siis seekord oli pidavalt nagu napilt sulus või napilt valesse kohta jooksis või siis mingi hetk vaata oli ka see lihtsalt see pani pika pall mitte kellelegi ja mingid sellised hästi aga seal ma olen, vaat seda käis kommentaatorist, tegelikult ta vaatas üle õla ja see oli jälle Saarma tegi selle liikumise ja kui sa vaatad ju sa näed ära, et ta teeb liikumise, sina paned palli, et siin mina ütlen, ma kaitsen pigem Palbergi, et Saarma ei lõpetas lihtsalt jooksmise ära, et come on, nüüd ma vaatan Saarma otsa siin, et mulle tegelikult ikkagi Palberg meeldib ja meeldis selles mõttes, ja need seisud mõned olid tõesti, üks oli see nurgalöögi olukord, kus tal oli vaja seda ruumi, ta ei saanud kuidagi tulla, aga ta proovis lüüa ja lõi külje võrku küll, et see ei oleks midagi lugenud. See oli ka, vaata ühe korras sai sealt kast ees sai palli. Ja kohe üle, vaata kiire puude, pam, et ei ebaõnnestus, aga vähemalt mõtleb selle peale täpselt, et mulle meeldib see. Ja lisaks see ei ole tema süü, et tegelikult ei tulnud, ta üksikründaja on keeruline, et me oleme rääkinud ennem ka sellest kahe
vaheründajaga ja kes seda appi tuleb, et noh, see, kuidas me mängisime, see esimesed 60 või 70 minti, see ei olnud muidugi temale, noh, see ei olnud temale hea. No samas ma arvan, et selle kohta võib ka öelda, et see ilmselt võis olla kõige nii-öelda kõrgetaselisem mäng, kus ta kunagi algkoosus alustanud on, et noh. Kindlasti ka. Et arvad, et see Küpros on parem kui Kuressaare ja Harju Jotjaladri? No kindlasti on. Ai, seal on ainult mängijad Champions League'is ja kus et jah. Selle igaks juhul, mida ei unustanud mainida Küprose puhul, et me siin ei läheks ka lollitusama asja, et Küprose valikmänguga võrreldes üks mees oli sama, kes alustas valikmängu, et nemad panid ikka täitsa B-koondise peale, et meie panime selline A-, siis nemad panid B. No ma arvan, et kokkuvõttes ka ütleme, see Küprose keskmine on kindlasti ühtlasem kui meie keskmine, et ma ei tea, vaata seal Küprosel on ka probleem, et neid Küprose enda mängijad Küprose liigas on ainult seal, no ütleme, esimene ots pigem ei olegi, et sul on jah, ega see lihtne ei ole, ega neil ka see mängijate valik väga suur ei ole. No mõnes mõttes jah, nagu et Aserbaidžaan on sama, et nagu, et tipud on nagu ilgelt teada, aga oma mehid on seal, noh, 2-3. Jah, täpselt, mingi, mis peab olema. No ja pluss, eks ole neil neid suurte liigade mehi enam tänapäeval eriti ei ole, et ei ole selles mõttes, neil ei ole enam mingi lust ja lillepidu, mis ma öelda tahtsin, et kuulus see Grigoris Kastanos, kunagi Juventusi kasvanud ikka mingi suvi paugutas mõtlesin, see paneb seeriaas, aga näiteks tema see üldse sai vist vabapäeva, et noh, lihtsalt et ära fikseerida, et nad alustasid selle B-koondisega ja oma parematele ei andnud üldse peale. Võt, millest me rääkisime? Palberg, jah. Et no ma arvan kokkuvõttest ikkagi Arn tegi sellise mängu, et Henn temaga arvestab edaspidi edasi ja ta oli ikkagi selles mõttes, nagu Andres ütles ka, et ta nagu noh, temas on need ründeinstiktid või see, et ta nagu mingeid asju teeb nagu hästi kuidagi loomulikult või tal tulebki see nii välja, nagu ründel peabki tulema välja ja kuidas ta mõtleb nagu ikkagi ründaja. Ja ma arvan, et kui oleks päriselt ka seal allpool meil nagu olnud see nii-öelda põhimehed ja otsinud ainult teda ja noh, mänginud seda, see koostöö oleks võib-olla hoopis teine, et siin oli praegu meil võib-olla selline ka natuke eksperimentaalne ja liiga palju uusi mängijaid, kes ei olnud nagu kuidagi, ei olnud jõudnud seda nagu koostööd lihvida. Mingi 4- siis. 4- ma väga aus, küll, et oleks ta natuke vanem mees, saaks natuke kehvem mind, aga noori poisi ei nohuta. Vahetuses 61. minutil Rauno Sappinen, mis ta tegi? Lõi 3 ärat. Man of the match, siin ei ole midagi öelda, et tulla sisse niimoodi sellise õnnega ka, õnnefaktor peab ka olema, aga ei, super töö, et selles mõttes ega kui neid väravaid ei oleks olnud, me ei räägiks siin väga positiivsetes nootides. No see vaata esimene värav, eks ole, tegi, kui tuli see Eesti poolkiire, kus see Kristel lükkas talle, eks ole, väga õigesse kohta vabanes, et see oli täitsa vaba ja Kristel siin oligi see, et jää seisma korra, liigu ära, kaitsed liikusid tema pealt ära ja nüüd ma võin, Küpros on selles nii-öelda see number 6 asjad samamoodi täiesti vabaks, et keegi ei vaata siis, et kuule, sul on mängijad, jälle samamoodi poolmatšerid, kõik Sapi, super, võttis külje alt sisse. Teine värav oli lihtsalt, siis lendas tema rinnast ja seisus õigel ajal õigest kohas ja 3 oli ka siis, mis ta oli siis? Larsen tuli järelt ja 5 meetri pealt. Siin oli jälle kastis Küprose vennad, ma ei tea, mida te tegite, aga good finish, hästi lõpetatud rünnak. Peale väravat... See oli Larsenilt väga hästi ka ära tehtud. Peale väravat, mis muud midagi rääkida ei olegi. 5+. Absoluutselt. Isegi vaatasin neid... kübera lööjaid, seal olid sellised Arbeiterid ja Selinskid ja Tamm, üks nimi oli puudu. Ma sain ainult 2 peale sain, et Venemaal oli seal midagi lähedal, et oleks võinud seal kaugelt lõin, et kahjuks läks mööda, et ja mina 3 peale ei saanud. Kuidas nii? Jah, mul on vist klubis oli ka võib-olla 1 või 2 ainult, et ma ei saa midagi öelda, peab tuhka pea ära võtama. Puudutasid hella kohta praegu. Aegade parivad ründajad siis Eesti Sikkeri on Arbeiter, Selinski ja Sappinen tuleb välja. Kahjuks tuleb nii öelda, et pole mitte midagi. Joonas Tamm ja täpselt, kus me ülendasime ta tol mängus, et paneme ta kaitsest rünnakule, näed, õigustas vähemalt valikud. No see Sappinen 5+, et siin mitte midagi ei ole, või kindlustus endale, ma eeldan järgmise aasta aluseks ka, no mitte midagi hullu ei juhtu, või imet ei tee, siis selle esiründe roha Eestis. Noh, meil on Sappinen, Tamm, Palberg, Anier selle koha peale võitlevad, siis Sappinen, Sappineni
ütleme, klubihooaja lõpp oli ka hea tegelikult ja ütleme selline, kuigi ta see, tal see nina on ikka olemas, et seda, ma arvan, ta on täpselt see mängija, kes võib siin Eestis ka see 36-selt panna raskemda ära. Tal on see nina olemas, et kastis õigel ajal õiges kohas olla. Absoluutselt, et jah, ta oskabki, nagu ma ütlen, et Shane'id ja peaksid vaatama täpselt, kuidas see selja taha avanemised, seisma jäämised, äraliikumised, et see on tal, kastis on väga hea. Kui ta saab, eks ta jookseb ja pöörab nende suuremate kaitsete pealt ka päris hästi maha, kui ta on vormis. Ja see Norra vastu näitas, et oma töökust ja asju, et soov ja tahe seal koondises ju olla on ja väravad tulid ära, pole midagi, supermäng. Teine mees, kes liitus 61-sel, Patrick Kristal loomulikult. Esimene asi, mis tal muidu juhtus, et vastasid küünard nutiga näkku määrab. Mina käisin vaatamas loomulikult. Kurat, mulle meeldis see kommentaar Panso kool. Isegi minu pettis ära, mõtlesin, punane kaart, kindel see. Mina vaatasin mängu loomulikult Olipittu sportbaaris, ma ikka teen reklaami ka, vaatan, ega sponsor. Seal on selline patrun, et tiivad 15 eurot söö palju jaksad kana. Soovitan rõigile, seal oli ka tõikes, me olime ka mine perse, punane. Kohe. Mis asi see on? Ja siis vaatad, see oli pool meetrit, heal juhul, kui ma ei tea, rindu läks, tähas kinni, kõik kettas. Ja mitu ringi, see ütleme, natukene ei paistnud hea välja. Ei ole, mina vana Itaalia jalgpallifänn on ilus. Lõpuks ometi eestlased on õnneks, et ei olnud varri, aga okei, sellest, ma ei tea, vist antakse, kui on punast hakatakse vaatama, siis saad vist ikka juba kollase ka vaata. Aga mis on kõige olulisem liigutus, mis ta tegi? Ma ei ütleks isegi mitte see sööt Sapinenile, vaid selle rünnaku aldatus. Tal sai selle vaata andis pitja palli talle ja kurat sealt kõik teised mehed, ma tean juba ette absoluutselt, iga teine Eesti mängija oleks selle passi lükanud sinna tagasi, ma ei tea, tõudjale või kuusele, ta keeras sealt selle Küprose vennale vahelt läbi ja sealt hakkaski see, et sul Küpros pidi sealt abistama talle vastu tuleb pall vasakule, eks oli igal pool Küprosel kõik sassis ja lõpuks sassis asi päädiski sellega, et väravees lõpuks Sapinen täitsa üksi. Ja kus algas oligi see, et see mitte, et sa ei anna seda kindla peale söötu, vaid terve mängu ootad seda, et sa tõmbad sealt sellest kaitsest mööda ja tõmbad sealt hoopis kahe, võtad see väikse riski ja kui sa võtad kuskil väikse riski ja see õnnestub, siis see tähendabki seda, et vastase liinid sassis. Ta tuli mõnusa energiaga, et selles mõttes absoluutselt kindlasti mängumuutja, et sellist mängijat on vaja, isegi kui ta eksis võib-olla natukene liiga palju mõnede söötude üle, aga ta on ettepoole mõtlemisega, et seda on vaja, seda energiat on vaja, mis ta tuleb, et ta näitab, ta on olemas ja me räägime 18-aastasest mängijast, et tema tuli ja mängis isuga, et tuli küll praaki sisse, aga jah. Huvitav Eesti tegi 11 igamängus, ma arvan mingi 5 või 6 oli, ma ja vendes sealt kollas ka, et ma rohtu kattas ka, mis sa teed selle? Naeratab sulle otse, et mina ei tea. Lapselik nägu ka veel ja sükka, anname kõik andeks. Aga tegelikult meil on selle Andresega täiesti nõus, et ta nagu see energia, mis temaga nagu kaasneb, see on nagu midagi teistsugust, mis nagu Eesti koondises nagu teistel mängijatel on, et see ülivajalik. See on tõesti nagu ülivajalik, et lihtsalt ongi täpselt sama see, ta tuleb, mõnes mõttes ikkagi, ta kehtestab ennast, ta nagu, vaadates juba küll, et siuke 1,70 m poiss, et mis ta ikka on, aga tegelikult ta on ikkagi väga siuke nahaalne ja siuke, tegelikult väga peaga mõtlev mängija, et ma arvan jah, kui nii-öelda need rääkisime ettepoole positsioonil, kus praegu siin Saarma ja Sein ja vennad nagu olid, et ma arvan, siin ikkagi üks hetk on Kristel teeb ühendus positsioonideks enda omaks ja mängib kogu aeg. Et kindlasti võiks talle ka 5 panna eilse mängu. Siin ei ole jah küsimuski, et ma arvan, et oli peaaegu sama tähtis nagu Sealt hakkaski comeback tegelikult, ütleme oleme ausad, et enne seda oli tegelikult kõik Küprose kontrolli all ja siis kukkus nende mäng täiesti kokku. Et sealt seda energiat ja seda just on sama, mis oleks ta oodanud Vetjalilt, oleks oodanud Saarmalt või Seinilt, et sellist ettepoole julgemat mõtlemist. Ta oli riskantne, raatas palli, mis teed, et ma ütlen, kuskil peavad mingid asjad sündima hakkama, nii et kui sa lükkad kõik pallid ainult vasakule paremale, siis sa ei jõua vastase väramini. Samal tegelikult ju see, et
too aeg, kui Eesti koondis oligi seal play-off'is, ega ju Kostja eksis söötudega ka ju, ta ei olnud ka see, et ta pannud ka ideaalselt sööta, aga samas oli ka, et ta ju vaatas ettepoole söötis, on muidugi eksis, samamoodi eksis. Aga kokkuvõttes on see ikkagi ju, kui me tahame väravaid lüüa, siis see on paratamatult vajalik. Ja, mina olen alati Kristelit võib-olla keskmiselt kehvema hinde pannud, kui üldsus päev, siis Seedorf ma arvan rohkem, mina olen ta väga õnnelik. Alex Matis Tamm sai proovida sellises mitte enda positsiooni, sellise, mis on 5-4-1 parem poolikuna üsnagi, või siis sel hetkel võib juba öelda 5-2-3, päris, ma ütleks, äge oli, ta oli nii palju suurem, ta suutis seal, oli hästi pildis, kehtestas, tegi, tegelikult sai kirjada väravusöödu ainult miskipärast Jakovlev, kui pääses 1-1 otsustas, et ma ei löö peale esimesed, ootan, et värat tuleks vastu ja siis proovin vaata, et liiga lihtne. Liiga lihtne on selles mõttes, et teeme ikka raskeks asjad, et tegelikult oleks pidanud sealt väravusöödu tegema. Ma arvan, et sarnane, et selline, Kristel ka päris hästi ootas seda Sappi neile sööta. Ja täpselt, et sa ootasidki seda, sa meelitasid mõnes mõttes nagu enda peale, see tähelepanu kadus Sapi pealt ära, kõik jälle vaatavad, põmps, Tammel samamoodi, et oleks sealt Jatovle väral, ma oleks küll rääkinud Tammest ülivõrdes. 4-2 olukorras, seda raatas palja, ta ikkagi võitles, mitte küll tema ei saanud tagasi, võidelt tagasi, Raude tegi ka eeltöö. Ja mina ei tea, päris huvitav oli. See mõttes, et võib-olla seda kahju juba, et nüüd on selline pikem koondise mängude paus, et tegelikult see parem nüüd tuleb klubis jätkata. Tuleb ikka nagu põhist tagasi murda, et ega ta siin väga nii-öelda ju positiivses toonis klubis toimuvast nagu ei rääkinud enda seisukohast, et hea küll, ta kahes viimases mängus on värav löönud ja ikka tuleb ju vahetus sisse ja ta ikkagi tahaks rohkem mängida. Õnneks ta on veel noor. Ja niivõrd kuivõrd, aga ikkagi selles mõttes see, et ta nüüd tähendab seal jällegi on väravaid löönud, see kokku, et see annab ikkagi mingit signaali ja midagi, et ikkagi ta ei ole selles mõttes langenud kuskile nii-öelda nagu musta auku endaga või kuidagi ta ikkagi ja võib-olla see positsioon ka see ääre peal, see ei ole päris tema, et tal oleks väike seal kesktormaja olla. Koondis, mulle just meeldib, mina tahaks seda järgmine mäng, mis iganes toeb, ma tahaks see Tamme veel näha selles positsioonis. Talle vaata töövõimet ja ta on nii ebastandardne oleks selle ääre pealt, sest ta oli ausalt või Nõmme Talju mängis nii, et oli Promis David oli tipus, siis see Tamm mängiski see toetav roll oli. Seal oli rohkem natukene ta oli keskel rohkem. Keskel pool, aga alla. See toetav roll, see on väga mõnus, et sa tuled selle oma hooga, võimuga, sa tuled alt poolt. Et tema arvates, mida ma öelda on, et ei ole ainult tipus olnud, vaid on ta sellest natuke allpool olnud ja on seal olnud enam-vähem. Oli ka tegelikult, kui ju Henn alustas teadle, siis ta oligi tegelikult ju seda seal Balti turniiril ta mängis niimoodi. Mina paneme teie öelda. No ma ei tea, ma arvan 5- võib isegi panna. Paneme 5-, ma arvan ka. Üldse Pink ju ikka päästis mängu. Et need kõik mängijad, kellest me räägime, eks ole, nende minutite ajal jäi seis 3-0 poole tunnid. Et olgem ausad. Markus Poom taaskord ka selline sümpaatselt paistis välja, et selle 2-2 väravale, eks ole, tema hotisöödu sai siis öelda, et see tema leidis see Kristeli sealt. Ja muid oli ka, selline Poom, ma ütlen, nagu ma olen mõelnud, et meistriga parim mängija ja on nagu mingi klõts on tal justkui ära teinud visuaalselt, siis ma arvan, seda on tunda ka koondises. Ma olen koondises olnud pigem kriitiline tema osas, seekord ma nagu, seekord on võib-olla hea mäng, kus seda öelda, sest et Flora mängijad olid üldse kõik väga enesekindlad, ütleme. Või paistis silma, et Poom ka. Et selles mõttes muidugi tahaks, et nüüd Poom äkki saaks ikka uuesti välja, ma kaua tal nagu et kas tal oleks nii-öelda Eestis motivatsiooni teha teine samasugune hooaeg, tahaks loota, et profisportis muidugi on, aga tegelikult oleks hea, kui ta saaks selle sammu teha uuesti. Tal oli see üks värava, see mingi poolkäärid või jäärid või mis iganes üritas, see oli ka päris äge. Et läks küll mööda, aga vähemalt üritas. Ma ikkagi kiidan, mina vana rahvligas kord mängus pead proovima kääre. Et sellest, et lihtsalt ilu loeb, mängu ilu loeb ka midagi, ei pea kõik suserdama ei ole. Ma arvan, et Markus Poom, mis ta on 4+ panema. Ja kes meil veel siis väljatud olid? Jakovlev, Mets. Jakovlev 80 minutil. Metsa vist ei hinda seda, et Mets tuli ka 80-ndal, tal ei olnud suurt midagi teha, et raitses seal keeruline hinnata. Jakovlev, ma arvan, Reinet ei saa, siis 10 minutit sai selle vasakpoolse wingbackina mängida ja tahtis. Ja aga mulle jäi see sööt Kristalile, mille
kui see oleks olnud 2-1 peal või isegi 2-2 peal, siis ma ei tea, me ei räägiks seda juttu, et sellisel momendil ma ei tea, kuidas sa ei näe seda, et Kristal on värava ees täiesti vaba, sul on see nii-öelda väravvaht on nii lähedal juba, vastane on nii lähedal, et sa pead leidma selle käigu sinna värava ette, lükka, et ära ole ahne, et muidu nagu on, võttis ette, kiirusega läks, murdis läbi, aga see on tõrvatilk meie potis ikkagi. Ei no mõtlet, et tahtis, et tal päris palju, et ta oleks siin vabalt, see värav lüüa, oleks siin igast asja teha. Kohe enda väljaka poolele üritas vastasid ette võtta, ebaõnnestunud, sai peale löögile, osalt ebaõnnestunud. Et seda ma tahangi öelda, ja et selle oleks pidanud kindlasti ära lahendama. Et ei saaks öelda, et tal oli hea mäng. Aga ma arvan, see oli 3+, ma patruks, et plussi võtaks ära, jah. Tahtmise eest. Tahtmise eest ongi 3, jah. Ei no mis asja üle keskmise et okei, et mina statistikasse ju kirja ei läinud statistikasse kirja ei läinud jah, täpselt jah. Et mõtlen nagu ma olen Adresega nõus, et oleks täpselt see, et kui olekski jäänud see 1-2 ja ta oleks samamoodi tahtnud on ja see oleks need hetked nagu palju nii-öelda eredamalt meeles meile no fine ja eks see mänd ise tervikuna ta oli tore, et ta oli selline tore oli ainult see, et me võitsime 4-2 teelt ma arvan, et treeneritele on peamurdmist, et või vastupidi, võib-olla mõned otsused tehti kergemaks täpsemalt, et nemad vaatavad ja analüüsivad samamoodi seda mängu ja no mis siis selgelt sai eeldatavasti selles mängus, et Sapinen tõusis esiründajaks, Kristal tõenäoliselt andis väga tõva argumendi, et mingites mängudes altrossis olla. Ma pole kindel, kas näiteks Norra vastu peaks olema, võib-olla mitte. Lihtsalt arvesta vastast ja siis tõudes näitas, et saab hakkama sel tasemel. Poom tõenäoliselt mingisse tõusis tagasi rotatsiooni vahepeal, ta oli ju mingit ainsaladest asjadest on nüüd selgelt möödas. Ja võib-olla suurimad kaotajad olidki siis võib-olla Vetjal, kes ei läinud kellestki mööda, võib-olla Shane. Just nagu võrdluses Kristaliga näiteks. Jah, et seal nii oli. Et see Sinjavski staatus on huvitav. No seal on täpselt jah see, et kes nagu oleks see nagu asendaja, et kas on võeldakse Saarma peale või näiteks ongi kuidas Tovstiku ei ole tegelikult ju nagu proovinud, aga kas tema võiks olla näiteks üks nii-öelda wingback on ja... Me võime, et meil on nüüd ju tuleb ikkagi aasta, kus me ei saa mängida mitte kellegi heada. Omasugustega nagu jah. See on pigem parem. Jah, et ma ütlen, nüüd see teistmoodi aasta tuleb ka, et meil ei tule neid Iisraeli suruseid suuri, kus pole võimaluski vaata. Seal olid Island, Kasahstan, kes need variandid olid seal veel? Et loodame, et siis tuleb selline soodusloos, et peaasi, et ei tule Luksemburgi. See on Luksemburg kõige hullem asi, sest Luksemburg on tegelikult jube kõva ja tegelikult on see suurem riik ja päris jalgpalli moodi, aga see üldsusele, kui see mingi Eesti mängis Luksemburgiga, see on nende jaoks sama nagu Vatikaniga viiki teha. Luksemburg lihtsalt selle vaibi poolest ei tahaks. No seal on ka see, et vaatasin ka, et kes seal nii-öelda, kui me oleme nii-öelda selles 3. divisionis 3. loosipotis, ehk saame ühe eeldavalt nõrgema, on ja aga üks eeldavalt nõrgem, kes seal on siis Läti. See ongi see Läti, see on ju nalja. Samas võib San Marino tulla enne või Malta või sealt oli... Lätist vist on ikkagi FIFA edetabel seespool, ei tohi unustada. Kurat, juba üle tunni. Ma mõtlesin, minu peas see osa oli pooltund, mõtlesin, et 40 minutit on see nurda saada. Andres Ooper, täna on siis 20. Kell on 12.11, umbes 2 päeva pärast 22. Viimsi Jotja versus Kuressaare esimene mäng. Nii on. Kuidas siis valmistumine on? Kuidas teil see pikk paus meeldib? Sina oli muidugi võid käima, aga no ma mõtlen just selles plaanis, et 2 nädalat ei mänginud üldse. Ma arvan, mingi ideaalmaailmas võib-olla oleks, et ole saanud kohe ühe soojada, nüüd tuli see koondise paus vahele. Ma eeldan, et teil oli Kirsipuu ära, teil noored olid noortekoondistes, see on see häda vist. Mõned olid jah, et meil oli ka mõtted, et kas mängida siin mingi sõprusmäng või mitte, aga on mis on, eks see ilm on nagu selline krõbedam jah, et vast laupäeval näitab ilusamat ilma, aga kraade võib-olla väga palju ei ole, aga mis siin on, ega võtame asja tõsiselt, valmistume. No huvitav jah, et huvitav, seal 3 peamine huvitav, palju rahvast tuleb? Seda kutsume palju, tulge kõik vaadake, terve Viimsi võiks kohale tulla, absoluutselt. Ja eks miks vaadata, eks ole, ongi see, et Viimsil 2 argumenti, miks Viimsi võiks.
või 3 argumenti, miks Viimsi võiks edasi minna, et noh, kes ei ole vaadake üle see mäng Nõmme Taljure, et suudab kaitses kannatada küll hästi. Kurat, sa paned surve peale, pane see surve Kuressaare on meistriliiga sats ja meie tuleme esiliigast, mis see, et mina ei tea veel, kas need mehedki töölt vabad saavad. No meil on samasugused võib-olla mured. Vastastel on jah meistriliga sats, teil ikka toodud inimesed otse töölt, raske väsinud. Laupäeval kell 12.30. Karstist-kolged ikka, ma saan aru, et pimedus ja värgid, Karstist-kolged on ikka üsna... See oli nagu Hollandis oli, et need halvad fännid ei tuleks, siis tehti pühapäeval 12.30 kas Feyenoordi või Ajaxi vastu, siis nemad ei jõua sinna Roodasse kohale. Me kõik teame, millised need saarlased on, vaata, kes neid saare fänne ei tule. Õige. Talvet ja surus ja tahavad Kuressaares jooma bussi peal. Viimsisse jõuavad, vaata, päälinna, vaata, kohe hakkavad seal. Teevad ringteel ringi peal. Kus oli Viimsi või Harju või Laagri või? Ei jõuagi Harjust edasi. Läheb Laagris maha, vaata, siin oli ka mingi klubi. Noh, eelmine aasta oli... 2 aastat isegi. Mõtle, eelmine aasta oli lähedal, eks. Tammeter ei olnud väga lähedal. Eelmine aasta Kaleviga vist pigem oli, eks, lisaajad värgid, et... Seal ma ütleks ka, et pigem meil olid isegi mõnes mõttes paremad võimalused. Kahjuks meil läks see punane kaart võib-olla, noh, mitte, et me sellepärast nüüd otseselt kaotasime, aga... Seda üllatav... Pinget oli, mõtlen, eelmast päris kõvasti tegelikult seal. See aasta siis ka, et mingem vaadata. Et ma eeldan, et kuna mitmendat aastat, siis seda närvi ma eeldan on vähem sees, et ma arvan, et juba tehtud... No minu jaoks on see esimene ikkagi. No ja ma olin mängija veel. Mängijana on tõesti lihtne, ma ütlen ausalt, et seda ütlevad kõik endised mängijad, kui lähevad treeneriks. Treeneritel on palju rohkem peavalu. Ja nii ongi. Ja siis ma arvan, kui see saab läbi, siis saab see Eesti, siis saab selle loo ajal joone alla tõmmata. Jah. Põhimõtteliselt küll, jah, ega siis ju hakkame vaatama, mida Eestis välismaal teevad ja kuidas uueks hooajaks Eesti klubid valmistuvad. Ja Roondis siis sai veel lõpuks võidur jätta, et see 4 väravat ja Kübar ja et see omamoodi vaib oli. Omamoodi vaib, et ela. Positiivne noot. Järgmine aasta esimesed mängud just me saanud Aafrikas märtsikuus. Kui toimub. Mingi oli mingi imelik turniir. Mingi FIFA korraldatav turniir seal, et mille Henn vaikselt kogemata välja rääkis pressikonverentsile. See vist kogemata, see vist on teada, et tahetakse teha, see vist ei ole jätult kindel. No see on umbes nii, et kuna on paljud mängijad ju seda play-offi, et kas saavad MM-il või mitte, et siis võtta nagu koondistelt ära see nii-öelda ise see maavõistlusmängude kokkuleppimine. Et jumala eest ma räägin, see FIFA teeb kõik selleks, UEFA, et jumala eest, et ei juhtud seda, et mingi suur riik mängib väikse riigiga, et jumala eest Eesti mängiks Hispaaniaga, et mingi paneme need torbikud sinna, mingi Zimbabwed, Rwandad, Malavid, panevad seal oma vahel Eestid, vaata. Ja, sealt tuleb Tai ka võibolla veel punti ja siis... Täitsa suvariigi, las nad panevad oma vahel, et ikka saaks neid suuri mänge rohkem, et... No, just ma saan, et ma ei mäleta, kes ta rääkis, aga just mingi idee on nagu ka need Euroopa 12 tugevamat, kes on juba MM-il saanud, et nemad saavad seal oma vahel siis mängida ja midagi sükast, et... Jah, ja ma ütlen, et telerahad ja muud värgid, et see jalgpall nii käib. Aga jah, võiditleme siis lõpetuseks, jah, Rauno Sappini. Mis sulle oled sa lähedal olnud Kübarale Roondas? Vist ei olegi? No mõned ikka, ma mõtlen, et... Mis tunne see on, sa tarts ära löönud ja treener võtab välja, nüüd sa tagant järgi. Kas kui kettas see sajab skaalal 1-10? Ma olin meeskonnamängija, ma nii ei mõelnud. Ei ajad kettas, ei olnud seda, et... Ma mäletan A-seti vastu, kus ma sain punase hoopis lõpus, et seal ei olnud isegi, seal oli selline pingutus, et need 2 väravat kuidagi kätte saada, aga jah, sain hoopis aga ei olnud siis ära oluline see Kübar, et see mõttes, et 2 väravat, 3 väravat, suurt tahet ei ole või? No, ma arvan ikka on, et selles mõttes, kui sa Kübara oled kätte saanud, see on ikka väga, väga mõnus tunne, aga jah, et kas ma selle jaoks nüüd teeks midagi teistmoodi, seda ma küll ei ütleks, et nüüd tuleb pennal, aga kokkulepe on, et keegi teine lööb, siis lähen võtan palli ära. Seda nüüd küll kindlasti minul ei olnud sees. Aga nüüd seal tähtede klubis nagu
olete laua taga, olete, me jõuate, üks tool on ja Argo Arbeiter, sina koos jõuate ja peate otsustama, kes siin ühe tooli saab ja siis, mis on Arbeiter oma 4 vanemad inimesed eespool. Arbeiter oma 4 väravada või sina oma 4 ründega rottu, vaata. See nagu rõvepeemsan, ei tea, raskelt. Eigol ideed nagu lendavad. November mõni väsim, mul pigem on suur sügisväsimus peal. Okei, ja taaskord, iga kord on uus rekordpitsi saada, me peame midagi tegema, et sellist asja juhtuks rohkem. Aga öelge siis te nägemist, ma ütlesin selle kõlli. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.